Ma sain alles paar aastat tagasi aru vahest, mis on nagu emotsionaalne stress või psühholoogiline stress ja füsioloogiline stress. Ja kuigi ma püüan seda psühholoogilist stressi oma elus hästi võimalikult madalal hoida ja ka stress ei ole ilmtingimata halb selles mõttes, kui me tunneme seda nagu minutite või tundide jooksul, siis meie keha saab sellega hakkama ja ta tuleb pärast jälle rahuseisundisse tagasi. Aga on olemas see füsioloogiline stress või nagu kehastress ja näiteks ma tean, et ma praegu paratamatult seda kogen, mitte praegu hetkel, aga praeguses oma eluetapis, sellepärast et mu laps läks esimesse klassi ja ma olen 13 aastat olnud vabakutseline, ehk siis meie hommikud ei ole kunagi olnud nagu hommikul kell 7 ja me oleme lihtsalt ärganud, mina olen ärganud siis, kui laps ärkab ja meil on olnud hommikuti alati aega. Ja nüüd me teeme ka nii, et hommikul oleks aega, aga selleks me peame ärkama kell 7 ja siis on meil 1,5 tundi kodus aega. Aga millest see stress tuleb, see kehastress või füsioloogiline minu puhul, on see, et ma ei saa enam kodus ise lõunasööki teha ja ma ei saa süüa sellist toitu ja sellises koguses, nagu mulle meeldib. Ma olen leidnud lihtsalt selliseid juhuslikke lõunasöögi kohti, kus on kas liiga väike ports või lihtsalt mulle mitte maitsev toit või siis ebakvaliteetseid rasvu kasutatud või mis iganes ja ma ei osta seda nagu sellises koguses, ma olen harjunud natuke suuremad portsud sööma. Ja kui ma jõuan koolist koju lapsega kusagil kella 4 paiku ja siis olles hommikusööki söönud, olles lõunasööki söönud, on mul koju jõudes nagu kõht nii tühi, et ma võiksin isegi kas või magusat süüa. Ja see ongi see, kus veresuhkur on nii madal ja keha läheb füsioloogilisse stressi. Ehk siis minul on praegu selline aeg, kui ma olen märganud, et ma seda endale nüüd ise kuidagi moodi teen ja laps on käinud 3 nädalat mitte lasteaias, koolis nüüd, et siis eelmisel koolipäeval ma võtsin ise termosega toidu kaasa ja siis ma tundsin, et on hästi, et ma saan süüa seda, mida ma olen ise valmistanud, kvaliteetset ja sellises koguses, nagu ma tahan ja sellisel ajal, nagu ma tahan. Ja stress on siis väljendunud kortisooli tootmises ja normaalne on see, et meil on hommikuti stress kõrgel, kui me ärkame, ehk siis selline aktiivne seisund, et tahaks nüüd midagi teha, ei viitsi enam voodis lebotada. Ja sest see tase lähebki kuskil kella 9 hommikul nii kõrgeks, et me ei saa enam nagu voodis olla. Siis ta päeva jooksul peaks hakkama langema. Ja muidugi seal tuleb mingeid momente, mingi teade, mingisugune kohustus, mingisugune viga, et ta läheb korraks kõrgele, aga ta põhimõtteliselt langeb. Nii et nagu kuskil õhtul kella 6 hakkab langema nagu veel rohkem, nii et me saaks õhtul, kui hämaraks läheb, magama minna. Ja une ajal ta hakkab jälle tõusma, kuni siis ta hommikul kella 9 saavutab jälle maksimumi. Ja see on siis see normaalne. Võib juhtuda, et meie füsioloogilisest stressist või emotsionaalsest, psühholoogilisest stressist see kortisooli tase on kogu aeg kusagil kõrgel ja ta kõigub ainult natukene ja siis ta võib minna ka täitsa vastupidiseks, et õhtuks on kõrge, siis me ei saa magama jääda, siis ta öösel langeb, hommikuks on madal, me ei suuda ärgata ja siis me õhtuks saame ta jälle kõrgele ja siis ta on läinud vastupidiseks või siis on see nagu konstantselt kõrge tase. Ja üks põhjus veel, mis tekitab seda füsioloogilist stressi, on lühikese unega ööd või siis katkendliku unega ööd. Ja siis lihtsalt see on nii suur koormus meie südamele, meie vererõhule ja meie veresoontele, et me ise ei teagi, et me oleme stressis, sest me justkui emotsionaalselt ei ole stressis, aga füsioloogiliselt on lühikeste ööde ajal, kui on vähe seda
sügavat und, unenägudeta und, siis keha lihtsalt ei lõdvestu sinna parasümpaatilisse seisundisse, mis on nagu rest and digest ehk siis puhka ja seedi seisund. Ja vaid ta on seal nagu võitle ja põgene seisundis öösel. Ja kuigi see ei ole rusikad rullis, aga see on lihtsalt selline seisund ja see on nagu doomino, et see mõjutab kõiki meie kehasüsteeme, immuunsust, siis jah, und, südame, veresoonkonda, nagu seedimist, kõike. Nii et piisav uni, ma soovin, et seda sul oleks ja kvaliteetne uni.